Tere tulemast teadlikkuse jututuppa Märdi ja Meritiga. Kinni Tere. paned ja uuesti paned. Sellepärast, et siis on lihtsam seda üles laadida. Okei. Või selles mõttes, et siis on lihtsam käsitleda neid videosid. See Ja. kuidagi. Et tere kõigile. Me istume siin ja siis tuli välja, et me lähme laivi. Aga me räägime väga huvitavaid asju. Need on väga siuksed suured asjad, mis tähendab kõigile, kes satelliite tahavad teha, siis teadke, et teie klassid hakkavad täpselt sellest hetkest, kui te otsustate Oota, mida? registreerida, sest ma olen ma sain täiesti, kui me rääkisime sellest, et nagu vaata see CFP registreerimine, ma registreerisin kuskil nädal aega tagasi või 2 nädalat tagasi ära ja siis hakkas see klass minu jaoks pihta, eks ole. Ja siis sellel hetkel, kui ma siis ka maksin ära, nüüd hakkas veel rohkem pihta. Sa oled investeerinud sõnas mõttes. Ja, aga teistpidi on jälle see, et me itsitasime selle üle, et me saame aru, et humanoidid registreerivad nagu viimasel minutil selles mõttes, et sa tajud seda suurt muutust ja teistpidi jälle, mis panus ongi see suur muutus, eks ole, sellele, kui palju ma muudan ennast enne klassi, kui palju see Gary ja Tein juba ja kõik need korraldajad tegelikult juba panustavad, eks. Kas su see CFP satelliit... sa panid üles muidugi ka. Ja, super. See on üleval. Ja, see on üleval. Pärastpoole võib panna vaata selle, et saadagi lingi ka siia panna, siis inimesed saavad. Ja, ma panen selle lingi ka üles. Aga ja siis me hakkasime täna rääkima Märtiga, et mis on empowerimine? Selles mõttes, et see tuli täiesti suure siukse teadlikkusena, et võib-olla see on jälle lihtne sõnades öelda, aga tegelikult kui palju energiat sellel, me kogu aeg tahame ja räägime sellest, kui oluline on kõiki teisi empowerida ja minul oli suur probleem, ma ei suuda oma lapsi ja abikaasat empowerida, et ma ei ole üldsegi niisugune suur nagu kutsuv eeskuju neile ja ühesõnaga niisugune la tuli peale, eks ole. No ja siis Märt küsis mu käest ilusti, et oled sa siis ise empowerid sa ise ennast siis? Ja ilmselgelt kindlasti mina seda küsin, sellepärast, et ma tean seda iseenda kogemusest nii hästi. No ja jälle tabas nagu kivi pea pihta või kuidas see käiakse, kuidas seda öeldakse. Et tegelikult me ei saa esiteks empowerida mitte kedagi ilma, kui me seda ei tee iseendaga. Kui me ei ole, kuidas siis on see iseenda avarus, mis sa ütlesid? Jah, iseenda olemist on, ja teistpidi jälle, kuna see on kogu see aeg üks teekond, siis oli seal väga huvitav, et aga kas ma siis üldse saangi kedagi empowerida ja kas see empowerimine on tegelikult Big Five'i üks versioon. Ehk et ma tahan midagi, et teised, mul on mingisugune hinnang, et mul on vaja teisi toetada. Mis mõttes teisi toetada? Et mul on vaja teistel olla eeskuju. Mis mõttes eeskuju? Ma tahan, et kõik on minu moodi või? Ja, aga endal ei ole ka asjad paigas. Mina on enda puhul hea näide, sest ma nägingi mingil hetkel, miks mul mingid läbipõlemised või asjad tuligi sellepärast, et ma kas päästsin kõiki ja olingi nagu justkui üritasin kõigile umbes olemas olla, aga tegelikkuses ma ei olnud mina ise, ma ei olnud endal olemas. Ja näiteks praegu on see kõik kuidagi nagu nii ägedalt viinud sellesse kohta, kus ma olengi täielikult sellises, kus ma ei otsi seda, et otsin keda empowerida või mingi umbes, et otsid, et lood nagu umbes klientuuri juurde või midagi sees, või ongi see, et võtad lihtsalt vastu, kes päriselt valib, kes päriselt küsib ja siis päriselt panustan. Tegelikult see küsimine oli seal väga oluline, selles mõttes, et sa ei saa panustada, empowerita ega teha mitte midagi, mitte kellelegi, kes ei ole tegelikult küsinud seda. Ja siis on, kui paljud inimesed küsivad. Neid tuleb vahest. Ja tegelikult, sest aga võta selles mõttes, et küsimisel, seal on ka jälle see energeetika vahe seal, et nii paljudki küsivad seda küsimist fiksimist koha pealt. Ehk et täpselt,
täpselt ja siis on see kohe jälle see big vibe'is, kui sa ei ole piisavalt teadlik või sul on kuskil, nad vajutavad sellele nupule, nüüd ma saan kedagi mäletada. Ja, sest vaata, hästi kerge on minna sellesse Jungi lõid need, et see on nagu varjuelemendid, et sa lähed nagu sellisesse, no sa hinnangus teed seda ülimuslikkusest, mida Access'is nimetatakse, et mina tean paremini kui sina ja ma tean, mis mulle töötab. Täpselt, sealt tuleb sisse see, mis Tein rääkis novembri dive-in'is ehk et see family õiguslikkus või valelikkus või kes millisest, et enamus nagu Skandinaavia perekonnad ja ütleme siis niimoodi, mõnedes kohtades ütleme Hollandi perekonnad toimivad sellest, et nagu nad on kõige õigemad. Ja selles mõttes, mõnes mõttes on väga briljantne, sellepärast et nad ei tee ennast valeks. Aga teistpidi on see väga ülemuslikkus, aga teistpidi need, kes valed on või üritavad varjata seda, et nad valetavad. Üldiselt pere ülesanne paistab olevatki siin planeedil ja suhete ülesanne teha keegi õigeks ja keegi valeks ja luua nagu mikroskoopiline ökosüsteem, kus sa oled välja lõigatud kogu ülejäänud maailmast. Aga mis veel võimalik on? Mis on võimalik üle selliste valede ja leiutiste ja üle sellise, kus me üritame kontrollida teisi, väites, et me hoolime ja mida me kõik oleme teinud, me teeme seda siiamaani, aga lihtsalt, et me hakkaks aina rohkem nagu märkama, täheldama seda kõike ja küsima küsimusi ja tegema teistsuguseid valikuid, et milline see oleks, kui olla lubamises iseenda ja teistega. Ja see on väga huvitav, sest siis me tegelikult hakkame looma seda, mis me tahame ja siis on küsimus, mida me tahame. Millist maailma sa luua soovid? Täpselt ja kusjuures mul hakkab üha enam ja enam selles mõttes, et hea küll, väga ilusad lausekõlksud on siin, eks ole, millist maailma luua tahan. Aga siis nagu me hakkasime rääkima siin, et ma lugesin ühte, issand, ma praegust ei oska seda, see autor, kes on kirjutanud just üsnagi alles avaldas selle raamatu, just selle perfektsionism, ma arvan. Ja on Itaalia mees, kes on elas vist Saksamaal, aga nüüd on jälle Itaalias tagasi ja seal selles mõttes, et see, kus see tulevik, mis nagu, mida praegust näiteks mina siin heaolu ühiskonnas Taanis, eks ole, tunnetan ka väga palju on see, et kõik muutub täiesti ühesuguseks. Kõik muutub täiesti ühesuguseks, sellepärast, et meil on uus põlvkond või isegi mitu põlvkonda juba, kes on sündinud sellel hetkel, kui kõik on ainult visuaalne. Kõik tuleb siukse perfektse visuaalpildina kuskilt sisse sulle. Ja siis, kui sa hakkad seda nagu vaatama, et aga millist maailma me loome, et kõik muutuvadki siukseks nendest ühesugusteks minimaalsed, kas minimalistlikuks pildiks või whatever, mis pilt see nüüd siis on, eks ole. Nagu mingid futuristlikud filmid tulevad, kõik ongi siuksed, ma ei tea, ülilibedad, kõik on ülipuhas, käsitletakse ainult gadgeteid ja siuksed. Tehnokraatliku ühiskonna utoopiline ideaal. Kõik on tehislikuks kahandatud. Inimesed ainult mõtlevad, tunnevad ja teevad emotsioone. Kõik on robotlik. Jah, või siis seesama pilt nagu lisame looduse sinna juurde, kõik on roheline ja kõik on ilus ja me räägime taimede ja asjade ja kõigiga ja kõik teevad niimoodi. Selles mõttes, et seda kõike saab vaadata ju ka selles mõttes, mis seisukohast sa vaatad seda, eks ole. Sa näedki seda, et sinu valik loob, et igaüks meist saab valida oma reaalsuse. Millist maailma luua soovid, millist reaalsust sa praegu kogeda soovid. See on sinu valik. Valid mõtted, tunded, emotsioone. Lähed kohe jälle sinna masinlikku. Valid avarust, rõõmu, kergust. Wow. Ja kusjuures see kõik on siin sellel samal hetkel olemas, eks ole, selles mõttes, et sellepärast nende nimed ongi. Kas Atlantean World maybe ei olegi loost kuskile, et nad lihtsalt me ei näe neid sellepärast, et me oleme sinu valik saab luua nii paradiisi kui põrgut. Et ise valid. Jah.
ja kui see ei ole ka nii tähtis, mis siis, kui see, võtta see tähtsus sealt välja, ma tean, ma ise kipun minema vahepeal sellisesse kohta, kus teen mingeid valikuid või asju või mingid muutused, kus teadlikkus midagi muudab ja ma jään nagu vahest iseenda valikute tõttu hammasrataste vahel, iseenda hammasrataste vahel ja siis päriselt nagu teadvustada, mis on minus nii õiget, mida ma ei mõista, et kui ja mis on kõiges selles nii õiget, mida ma mõista, et ei ole ühtegi valet valikut, et sa lihtsalt, sa tead, sa saad alati uuesti valida ja sa saad jälle uuesti valida ja sa saad jälle uuesti valida. Kui sa oled praegu teinud hoolimist ja sa oled teinud kontrolli ja peletanud mingid inimesed enda vastu, sa saad midagi uuesti valida, sa saad midagi uuesti valida, sa saad midagi teistmoodi teha. Sul ei ole vaja fiksida mingeid asju, sul ei ole, mina olen meeldi fiksija üritanud olla. Tihtilugu teeb see asjad palju hullemaks. Sellepärast, et fiksida, sa pead olema andnud hinnagu, et siin on midagi katki, siin on midagi valesti. Mis siis, kui ei ole midagi valesti? Siis, kui ei ole midagi katki? Ja siis oli Teini in December räägib siis boredomist. Ehk et kas consciousness on iga. Et selles mõttes see oli ka väga suur, selles mõttes, et võta nüüd, sul ei ole mitte midagi fiksida, sul ei ole mingisuguseid nagu seisu ja iste ja lamamiskohti mingite asjade suhtes. Sa ei võta igat sõna, mis kuskilt tuleb mingisuguse triggerina, mis paneb elu keema või sinu energia kuskile kinni mingi asjaga, eks ole, et mis sul on siis huvitav. Üldiselt sa ei osta seda. Ja, kas siis tähendab, et ja siis me jõuame magicuni tegelikult, eks ole, mis on magic beyond this reality, eks. Aga see judgmentid, jah. Need kaks maailma ongi, vaata see tavareaalsus, kus inimesed valivadki minna sellepärast, et seal on huvitav nende jaoks. See on nagu, neil on lõbus leiutada probleeme ja lahendada neid. Ja see on põhiline, mis loob inimesi minema tihtilugu jälle uuesti sellesse kitsikusse ja probleemidesse ja tavareaalsusesse. Ja teadlikkus on kõik, mis on üle selle, beyond. See on kõik see, mis on see piiritud võimalikkused ja seal ei ole projektsioone, sul ei ole ootusi, sul ei ole hinnanguid. Sul ei ole mingisugust probleemi leiutamist. Sellepärast, et tšau. Õnneks ei kuule. Sest sa saad hoitud, sa saad nagu selles universumi voos, sul ei ole vaja midagi tõestada, sul ei ole vaja midagi survet. Sa lihtsalt küsid, lõõgastad ja võtad vastu. Ja kui sul on tarvis millegi tegeleda, siis sa tegeled sellega ära. Tšau, vanema! Vau, vanema kohe tunnetab, et me muudame mingid asja. See on väga huvitav. Selles mõttes, et nii palju panusta. Koer augub, vanema panustab, kõiksugused asjad hakkavad toimuma siin. Oi, aga seal oli mingisugune ikkagi see igavuse ja nagu selle reaalsuse ja ja see praegu panustab väga palju. Ja täpselt. Huvitav, aga kehad ja see reaalsus ja teadlik reaalsus. Ja mis siis, kui need ei ole vastandid? Mis on see, mis me nagu valime sellena, mis on nagu lein ja siukene minge pime öö ja siukene kannatused, mis see on? Kas selles mõttes, et väga paljud ju enamuse teekond teadlikkuse juurde läheb just nimelt läbi kannatuse. Ta ei lähe läbi kannatust, ta ei lähe
läbi uute kannatuste ta läheb, sa pead, kui sa kuuled Teeniiri Reset 1, 2 ja seda Restoring Hope'i, sa pead sündima välja sealt sellest reaalsusest, sa pead tulema sellesse non-reality'sse või noh, peadega sa valid tulla, kui sa valid ärgata. Ja sünnitusvalud on need ei ole, see on ebamugavus, see ei ole kannatus. Sa tihti koged lihtsalt kõiki neid asju, millega sa olid, need platvormid ja need elemendid, millega sa olid selle reaalsuse külge monteeritud ja need on enamasti probleemid, kannatused, hirmud, igatsused, vajadused, ootused, definitsioonid, määratlused ja struktuur. Ja need, kuidas sa nüüd hakkad sealt välja tulema ja sa hakkad õhku saama ja avarust tajuma, siis sa tajud seda kahte maailma üheaegselt. Need kannatusi, millest sa loobud, et saada seda avarust ja seda avarust, kus enam kannatusi ei ole. Ja see on see vastikus, mis tekib, see ebamugavus, mis tundub nagu sa justkui ärkamise ajal kannataksid. Sa tegelikult ei kannata, sa lihtsalt nüüd lõpuks oled nii teadlik, et sa teadvustad seda, kus sa oled olnud ja sa teadvustad seda, mida sa enam valida ei taha ja valid midagi teistsugust. See ongi see. Jah, noh, nagu midagi sureb, eks ole, ja kuidagi selle suremisega kaasneb. Okei, jah. Sina sünnid. Sa tuled suremisest välja ellu. Rebirth, ja. Sellepärast ongi need pimedad ööd ja muud asjad, nende teine sõnastus ongi taassünnid ja kõik siuksed asjad. Jah, uuesti sünnid, ja. Ja Access on selle kohalt nii imeline asi, mulle meeldibki, et igad need klassid ja need muutused ka, sa mingis mõttes teedki, aga lihtsalt nagu mikroskoopiliselt nagu teed läbi. Nagu näiteks, et päev otsa on natuke ebamugav, sest sa jälle sündisid ümber, jälle sa muutusid ümber, jälle sa astusid kuskilt piirangutest välja sellesse uude avarusse. See ongi nii, see on nii äge. Aga seal on ka väga huvitav, et selles mõttes, et kui ma siis nagu jah, see on muidugi, see on jälle selle reaalsuse. SOP läks kohe käima, ma vaatan selle. Ja, aga see on nagu selle reaalsuse asi, aga tegelikult ma vaatan ka seda, et eks ole paljud, kes nagu peavad ennast ärkanuteks, siis tegelikult nad eiravad seda sünnitusvalu või seda uuesti sünnivalu. See teeb tihti valusamaks isegi. Ja, aga selles mõttes, et see kuidagi, see reaalsus on väga nagu siukene luululallala ja ma näen nagu see uuem põlvkond nagu nad lähevadki sellesse visuaalsesse luululallalasse. Aga millise reaalsuse see siis loob, eks ole, aga teistpidi ma näen, et Big Five hakkab jälle üles tulema, eks ole, selles mõttes, et ma annan hinnanguid sellele. Või sa oled teadlik? Nagu selle... Ja, okei, et selles mõttes, et kui sa oled ise, kui sa oled... Ja, mina võin valida midagi muud, ilmselt ka valin midagi muud. Ja üldiselt, kui sina valid juba midagi muud, siis see võimaldab kõigil teistel ka muud valida. Nii et iga kord, kui sa näed kuskil, et mingi piirang on maailmas või mingi asi on, siis see on see märk, kus on nagu, mida ma saan üle selle siin valida praegu. Mida ma saan siin valida, mis muudaks seda? Mitte sellest ootusest ja tahtmisest umbes midagi nagu suruda muutusesse, vaid sellest, et universum kinkis sulle praegu teadlikkuse, et sa saad midagi siin üle selle valida. Mis muudaks kõike seda lihtsalt sinu valiku tõttu. Mitte selle tahtmise tõttu seda muuta. Saad seda see? See on nii, mega suur. Paradoksaalne vahel. On. See läheb kogu aeg see peenemaks, see nagu, mis on see teadlikkus ja see refined judgment. Et see nagu see aju tahaks ikkagi kuidagi hüpata sellest välja, et ta peaks hoolitsema selle eest, et kehasüsteemid toimivad, vaid tahab ikkagi hakata kõikisuguseid muid süsteeme nagu mõjutama, eks. No ma nägin seda, kui ma praegu nende valikutega, mis ma olin teinud siin, jõudsin sellesse nii nimetatud igavusse, eks ju, mis on tegelikult juba mitu aastat kohati nagu olnud
mille vastu ma üritasin ka võidelda sellega, et hüppasin kogu aeg edasi-tagasi jälle tavareaalsuse muredesse, jälle sellesse igavusse, niinimetatud igavusse ehk siis iseendal olemise avarusse. Ja mis ma märkasin, oli see, et kui ma enam ei valinud sellesse reaalsusesse üldse hüpata ja olingi kogu aeg selles avaruses, mis siis alguses ma defineerisin igavusena, siis ma hakkasin leiutama probleeme sellega, et ma tegin oma keha haigeks. Näiteks tegin mingid neeruasjad, ma ei tea, igasugu imelikke valusid hakkasin tekitama oma kehaga. Aga tegelikkuses midagi muud on võimalik ja nii huvitav on näha, kuidas ma tegin nagu selle läbi, ma sain aru, ma loongi praegu seda, okei, mida ma saan valida, mis muudaks seda, ehk siis ma avastasin, ma pean, et näiteks jooksmine ei olnud enam kergus minu jaoks, sest sellega ma lõin juurde nagu justkui valusid kogu aeg. Siis ma vaatasin, okei, aga milline liikumine sulle tegelikkuses meeldiks? Ma olen mõtlenud praegu mitte teha. Okei, aitäh. Et ma avastasingi, et mis tegelikult panuseks oleks kehale vaata, et ma ei looks juurde neid valusid ja igasugu selliseid asju, et mis liikumine mulle tegelikult sobib. Siis ma avastasin, kõndimine sobib mulle. Ja siis vahepeal jooksmine, aga ainult siis, kui keha päriselt küsib seda. Nii et ma nagu veel rohkem nagu jõudsin sellesse minus küll nagu teadlikkusse, et mis tegelikult toimib ja panustab. Me teeme vahepeal nii palju valikuid nagu ebateadlikult, lihtsalt selle jaoks, et luua probleeme juurde, lihtsalt selle jaoks, et luua seda igavuse peletamist, luua valusid, igasugu selliseid asju. Ja me teeme seda nii nagu subtly, me teeme seda nii nagu kuidagi iseenesest. Aga see on hästi huvitav selles mõttes, et noh, momendil me oleme valinud olla entity selle keha jaoks, eks, või nagu me oleme siin reaalsuses nagu ennast realiseerinud selle kehaga. Meil on teadmine olemas trennidest või nendest 9 trennidest, et me saame tegelikult seda muuta kogu see aeg, kui me tahaksime. Kui teistpidi jälle iga kord, kui me tekitame oma kehale mingisuguse valu või haistingu või feelingu või mis see nüüd siis on, eks? Siis on ju see, et mingil kohas me ei ole olnud pressiivinud, sest me oleme läinud sellesse madalamasse frekventsi, et nagu fiilida, eks? See on väga huvitav, aga selles mõttes, kuidas seda eesti keeles öelda, eks ole? Et teha tundeid, et teha seda mõtted, tunded, emotsioonid. Me arvame, et kui me teeme ennast inimeseks ja kui me läheme sellesse madalamasse vibratsiooni ja sellesse põhiliselt tehniliselt mitte eksisteerimisse, siis me arvame, et niimoodi me tõestame oma eksistentsi. Inimeseks olemine või inimeseks olemise mängimine ongi nagu see, või selle reaalsuse nii-öelda tegemine, ongi see, et tõestada kõike seda, mis sa piiritu olendina selles niinimetatud igavuse avaruses oled juba niikuinii. Me nagu teeme ennast sellest avarusest väiksemaks, et minna tõestama seda elu. Sa nagu tegutsed, et tõestada, aga mitte, et luua. Et meil on siis keha selleks, et tõestada, et meil on keha. Me loome oma kehast ka vähema keha. Me nagu kõikides piiritolendi elementides, kaasa arvatud piiritolendi kehastumises, me loome väiksema nagu kehastumise samamoodi, et tõestada. Sellepärast sa kogedki, kui sa ei ole näiteks sina ise, sa kogedki kitsikust, sest sa oled loonud enda keha nagu twisted olekusse. Sa oled nagu loonud dimensionaalsed fragmendid kogu oma olemusest. Ja sa oled ikka siin ka olemas, selles ongi, vaata, aeg-ruum on ja dimensioonid, see on niisugune väga piirideta värk. Sa eksisteerid selle piiritolendina ka endiselt siis, aga sa eksisteerid ka siis, sa paned oma teadvusega kõikjale mujale. Nii et kui sa ei paneks oma tähelepanu ja teadvust kõikidesse probleemidesse ja väiksemaks tegemisse ja valudesse ja igavuse leevendamisesse ja mis tegelikult ei olegi igavus, vaid lihtsalt annab see märku, et sul on võimalus midagi enamat luua, küsida midagi enamat ja võtta vastu midagi enamat ja lõõgastada rohkem, siis mis tegelikult võimalik sul oleks? Kui palju lõbusam saab tegelikult olla see elamise seiklus, kui me kaasame
ja lubame olla kaasatud universumiga. jah, Sest me oleme mänginud seda mängu miljardeid aastaid selle reaalsusega, aga meil on võimalus nüüd päriselt luua koos universumiga, koos teadlikkusega ja olla üks osa sellest, kes me niikuinii oleme. jah, ja see on side quest'i nii palju. ja et see iseenda väe juurde tagasi tulemine ja selles mõttes, et mitte nagu seda mindfuck imine on nagu üli võimas. Ja tegelikult see ongi ju see tee, mida me kõik nagu üritame. Ja Wannabe wake up. Need sünnitusvalud ja kõik need asjad on ka, see on enamasti väga suur osa sellest on ka see ebamugavus, mida sinu lähedased inimesed kogevad, sest nemad on ka sunnitud muutuma. Sest nii kui sina muutud, kõigil hakkab protsessid pihta. See ei ole ainult sina. Täpselt, et kõik need lähedased inimesed on... Tšau, Niklas! On sunnitud muutuma ja see ei ole nende vaba valik, eks ole, selles mõttes, et kui mina muutun. Aga teistpidi... Nad võivad ka mitte muuta. See ongi see. Jah. On... ja see, mis on lähedane inimene, eks ole, selles mõttes, et me kõik oleme lähedased inimesed pühas vaimus ja üks ainsuses või mis see siis on. Jah, 3 ainsuses. Kõik oleme õed-vennad pühas issandas. Sul tuli kohe religioosne element. Me itsitas, ta enne püsisid, et kellena sa siis oled olnud, issand jumal, nüüd on vaavst ka või? Ja mis sa teadvustad, sa oledki kõik olnud, vaata, sa oledki kirikuisa olnud ja sa oled naine olnud ja sa oled mees olnud ja sa oled, me oleme igasugu asju olnud, aga mis siis, kui me nüüd saame olla meie ise? Ja ma ajan kõik inimesed närvi, aga mis siis, kui kõik need kinnipidamisasutustes olevad Napoleonid tegelikult ongi kõik olnud kunagi Napoleon. Kõik on üks osa sellest, mida siis tolleaegne Napoleon nimetas Napoleoniks, eks? Jah, aga nad on lihtsalt nii psychikud. See on väga talk to the entities teemad praegu vist. Okei, Shannon mõjutab meid, ma ei saa siin midagi teha, kui... Ja, kindlasti. That's my puppets. Talk to the entity, mingisugune tasuta kõne peaks praegu käima vähemalt. Ja vaata palju see kõik on nagu omavahel mingis mõttes on seotud ühendad. See ongi nagu teadlikkus ja ma nimetan see teadlikkuse luksuseks ja et me oleme kõik need asjad on omavahel seotud ja mis panus me saame olla näiteks siin selles hetkes kõige sellega, eks ju. See, mida meie teame individuaalselt, mida me teame kollektiivselt, eks ju. Mis on see, mida teadlikkus läbi sinu manab. Mis on see, mida universum räägib. Mis on see, mida sa vastu praegu valid ka võtta. Mis siis, kui väga suur osa kõigest sellest ongi see, et me tahame võidelda, mul on see Access Barsi manual siin ees praegu, ja siis me tahame nagu võidelda selle reaalsusega ja me tahamegi teha vaata seda, et kui me ise oleme sealt välja, kas või korraks tuld või oled see sisse-välja või sa oledki täitsa väljas, et me tahame seesama, mis me selle video alguses rääkisime, et hakata kohe teisi ka päästma ja saate aru, mis on täiega äge ja hästi südamlik nagu mingis mõttes, et näed, et on midagi enamat, me saame välja, et kes tahab veel tulla, aga samaaegselt on ka see nagu, et küsimus iseendale, kas praegu need inimesed, kellele see jagab, on valmis seda kuulama? Kas nad on valmis? Ja kes on valmis seda vastu võtma, aga samas jälle, eks ole, kõik need, kes on valmis seda vastu võtma, tegelikult ka kuulevad ja need kõik, kes tahavad judge'ida, pautrollida ja teha igast muud asju, need kuulevad ka. Neid on ka olemas, selles, kui sa hakkad, mida rohkem sa hakkad muutusi valima, seda rohkem need tahavad aktiveerida, need gatekeepersid, patrollid ja igasugused elemendid, antiteadlikkus ja ebateadlikkus, sest see on see üks osa, mida me oleme ka oma elude jooksul, mille loomisesse me oleme kunagi panustanud. Ja nüüd meil on võimalus teha teistsugune valik. Nii et mis siis, kui me saamegi valida nüüd päriselt lõpuks teadlikkust ja me ei pea valima ebateadlikkuse ja antiteadlikkuse elemente. Me võime, see ei tee ka valeks, aga mis siis, kui midagi enam on võimalik. Et mis siis, kui avarus ongi päriselt see uus valuuta. Iseenda on olemas avarus. Valik, võimalikkused. Kergus. Ja see oli hästi huvitav, see nüüd tuli mulle millegi pärast jälle peale, et me tuleme kõik nii teadlikud ja oleme kõik teadlikud, eks ole, ja siis
tegelikult see oli see Age of Consciousness, Conscious Talks Gary'ga, mis on iga kuu on 2 kõnet, mis on, jah, ma arvan, et see on rohkem kui Age of Consciousness. Conversations in Consciousness, soovitan. Väga soojalt. Ja seal oli nagu väga huvitav küsimus oli selles just, et kui keegi küsib te käest, et panustage energiat, siis kõik panustavad, mingi probleemigi pole, eks ole. Ja kui keegi küsib, et panustage raha, siis tuleb, endagi ei ole eriti ja üldsegi saab praegust rasked ajad ja nii edasi ja üldsegi. Aga kuigi me kõik ju oleme lugenud ja teame ja vastus sellele, et raha on energia, bla, bla, bla. See näitab veel endiselt, see on nii äge, et ta selle üles tõi, siis see näitab veel endiselt, kus me oleme ühendatud selle reaalsusega, kus me endiselt veel on mingid asjad, kus me saame selle niinimetatud kontseptsiooni kätte, aga meil ei ole päriselt seda rakendumist meie reaalsuses veel. Mis ei ole vale. See on hästi, ei ole vale. Aga see on nagu hästi huvitav ka seda vaadata, selles mõttes, et Säkkus tõesti selle ka välja nagu selle koha pealt, et kuivõrd palju humanoide inimesi on tegelikult panustanud õudselt igasugustesse non-governmental blablabladesse, mis kõik tähendaks peaaegu, et inimene panustab nagu energiat, aga mitte raha tegelikult asjadesse, eks ole. Ja muudavad väga paljusid maailma asju just nimelt sellesama energiaga tappes iseennast. Aga see on nagu hästi huvitav, et kuidas see toob välja selle meie võitluse mingite asjade poolt või vastu, aga igasugune võitlus on tegelikult kutsudes teemoneid üles lahendama mingit asja või nagu tööd tegema mingi asja. Mingi ülesanne. Üritame muuta iseennast selliseks teemonlikuks tehes sellist asja. Ja, et see on nagu hästi huvitav ja mis nüüd on võimalik, kui me näeme seda. Mis nüüd on võimalik, kui me näeme seda just nimelt selle koha pealt, et ma vaatan seda, kuidas nagu üha suurem ja suurem raha pöörab ringi AI-s ja kõigi jaoks on see üldse nagu selline teema, eks ole, kes kardab, kes võitleb, kes panustab, kes kasutab, kes whatever. Ja siis, kui sa hakkad vaatama, et selleks, et üks AI toodaks midagi, pilti või midagi, eks ole, kui palju energiat ta kasutab ja kelle energiat ta kasutab. Ja siis, kui sa vaatad seda, et kui sina inimesena teed ühe klõpsu või mingisuguse, talletad mingisuguse asja, mingisuguse visiooni, mida sina parasjagu omas universumis näed, kui palju see võtab energiat. See on mega suur erinevus just nimelt selle koha pealt, et meie toimime. Tegelikult meil ei ole raha vaja. Nii äge, et sa jõudsid siia. Selles mõttes, et raha ongi täpselt. Aga kuna meie oleme teinud sellest AI-st ja tehnoloogiast ja kõigest sellest tehnilisest arengust nii olulise osa ja me anname niivõrd palju energiat sinna, siis on see raha hulk selles süsteemis ka nii palju suurem, eks ole. Aga see süsteem ei saa ilma rahata toimida. Ja, kunas kõik need, mida teadlikumaks me saame, seda rohkem olemegi teadlikud kõigist reaalsustest ja kõigist nagu sellest, mis päriselt siin toimub. Ja siis ongi, me ei saa nagu otseselt eraldada, näed, et umbes, et see seal on vale või kes asja. Me saame kasutada teatud neid elemente, luues seda uut reaalsust, seda mittereaalsust, luues seda väljaspool struktuuri ja igasugu probleeme ja hädasid, seda piiritud võimalikkuste universumit avastades, seda oleks isegi parem öelda. Nii et kui me ei teeks valeks raha, ei teeks isegi valeks raha puudust, siis mis veel võimalik oleks? Kui sa ei teeks valeks iseennast, mis iganes sul toimub. Sellesse jõuluteemasse praegu, vaata jõulutähel inimestel on hästi palju neid, tuleb üles meelt palju raha, hinnanguid ja ootusi ja igasugu. Me tajume teiste asju, me tajume kogu maailma seda niinimetatud krahhi, kus kõik on praegu Nii et
mis on tegelikkuses sinu maagia rahaga, sest see on ka individuaalne asi, mis on see, mida sina, On. mina näiteks õpin praegu või avastan seda viimased aastad kogu selle enese juurde ärkamisega ja väga palju, kuidas ma seda avastanud olen avastanud läbi selle, kus on olnud puudus. Siis see puudus on tulnud ülesse ja samaaegselt see näitab mulle kõiki kohti, kus ma olen teinud rahast allika näiteks ja ta näitab mulle kõiki neid asju, kus ma ei ole näinud seda ilu selle küllusena, mis see tegelikult on, mis universum mulle kinkinud on, kas siis erinevate abilistena või panustajatena või looduse suhtes, mida sa õues võid näha või selle avaruse või kergusena, mis mu keha on ja mis ma ise olen, eks ju. Me ei näe seda, mis meil on tihtilugu, kui me vaatame läbi rahasilmade, aga kui me vaataksime päriselt läbi iseenda teadlikkuse silmade ja siis see raha on üks element, nii-öelda sinu energia väljendusvorme ja panus. See energia tuleb ja panustab sulle sinu loomise käigus, eks ju. Siis võimalik. Kõik hakkasid köima kohe, kui mingi, ei. Kas need on entitid, jah? Okei, on küll, jah. Mis ma praegu lisaks siia jõulude asja ongi see, mis siis, kui see, et sul ei ole näiteks praegu raha, ei ole vale asi. Mis küsimus olla saad, mis küsimus sa küsida saad, mis saab näiteks midagi enamat luua või kinkida sulle. Või vähemalt kinkida sulle teadvustuse, et sa ei ole vale. Ja see on ainult hinnang, mida sa saad valida, et luua veel enamat. Ja siis inimene, kes arvab, et tal on liiga palju, mida sa valida saad? Mis klasse sa valida saad? Mis iganes. Et see ongi nagu, et ükski element kogu selles, nii-öelda, mida nimetaks creationiks või loomiseks, ei ole vale. Sa valid praegu või sinu being valib praegu midagi selle jaoks, et sulle ennast tutvustada. Jah, vau. Magic. Jah, mul praegu jõudis endale see viimane lause kuidagi kohale. Mim. Mõpp. Saigi läbi. Kuulge, aga aitäh teile kuulamast ja aitäh kaasa panustamast. Jah. Ja siis, kui mul tekkis ikkagi see tunne, et huvitav, kas peaks seda lihtsalt mingi kambaga seda Moneybooki lugemist tegema siin omaette. Selles mõttes me ei ole ju CF-id, me ei saa teha seda nagu päris klassina, aga me saame, kui me lepime kokku, et kes viitsib lugeda üks päev ja teine päev ja kolmas päev ja siis teha selle väikse. Seigelda kambakesi. Jah, kirjutage, kui te tahate seigelda kambakesi nüüd selles mõttes, et see saaks veel selle aasta ära teha ja mis siis veel võimalik. Mis loob enamat, kui rohkem saame lõbutseda kõigega, mis meie elus toimub. Täpselt. Et ma arvan, et 24 ja 25 võib-olla ei ole tark lugeda, aga kõik ülejäänud võib ju lugeda. Mingi väikse aja. Sest seda ei ole ju väga pikalt vaja lugeda. Mõni. Uurime, mis võimalikkused on ja siis anname teada. Jep. Okei. Kuulge, aga aitäh. Olge siis tuhlid ja kohtume ja ühesõnaga valige. Tšau. Tšau.